Tabelduskohtade seadmine. Tabelduskohad on selline võimalus määrata ilma tabelit kasutamata, et juhul, kui ma tahan konkreetsesse kohta dokumendis kirjutada, midagi trükkida, mingeid väärtusi, mingeid andmeid, ja ma tahan, et nad oleksid kogu aeg ühe joone peal, siis ma mitte ei kasuta selle jaoks tavalist lihtsalt tabulaatorit, ega ammugi mitte tühikut, et välja mõõta, et kus kohas täpselt siis peaks asuma, vaid selle jaoks kasutatakse tabelduskohti. Nüüd tabelduskohtade kasutamise eeldus on selles, et teil peab olema joonlaud aktiivne ja nagu me varasemalt oleme vaadanud, siis joonlaua aktiveerimine käib joonlaud, valik, vaade menüüs. Nüüd kui joonlaud on olemas, siis vaadake, vasakus nurgas on üks selline väike nupukene, kus vaikimisi on selline, ütleme siis, vasak nurk. Ja see tegelikkuses tähendabki, et see on vasak tabelduskoht. Kui te selle nupu peale klõpsate, siis ta muudab oma välimust. Üks klõps ja järgmine on kohe parem tabelduskoht, parem nurgik. Veel üks kord on 10. koht keskele ja veel üks kord on siis nii-öelda kesktabelduskoht. Nüüd selleks, et neid seada endale dokumenti, tuleks siis kõigepealt valida soovitud tabelduskoht ja seejärel joonlaua peal klõpsata täpselt sinna see tabelduskoht, kus ma soovin. Eelinfona tuleks teada seda, et kui teil on olemasolev tekst ja te soovite seda kogu tekstile rakendada, siis kõigepealt tuleks tekst märkida. Sest vastasel juhul mõjub see ainult sellele lõigule, kus te parasjagu siis asute. Nüüd ma soovin näiteks kirjutada oma nime Jaan. Ja ma soovin, et see nimi oleks täpselt 5 sentimeetri peal. Nüüd selle jaoks ma kõigepealt valin tabelduskoha. Näiteks soovin vasak tabelduskohta ja klõpsan ta seejärel number 5 peale täpselt. Täpselt number 5 peale. Ja nüüd, et see minu nimi just sinna satuks, panen kursori oma nime ette, vilkuma ja nüüd tabelduskohtade nii-öelda pesadesse liikumiseks ongi tabulaator klahv, mis on teil klaviatuuri peal käpsloki kohal. Nii et näete üks kord tabulaator klahvile ja tekst hüppas järgmisse tabelduspessa, milleks on siis see vasak joondusega. Nüüd perekonnanimi ma tahan, et oleks täpselt 10 sentimeetri peal, aga joondus peaks olema keskel. See tähendab, et sellest keskelt tõmmatavast piirjoonest vasakul ja paremal pool peaks olema teksti võrdsel. Nii et kõigepealt valin tabelduskoha, keskmine ja klõpsan ta siia 10 sentimeetri peale. Ja nüüd, kui ma oma nime järel olles juba kursoriga vajutan ühe kord tabulaatorit, näete, kursori ilmus õigesse kohta ja nüüd ma võin siis trükkida oma perekonnanime. Ja nüüd on ilusti näha, et ongi õige koha peal. Nüüd, kui ma lähen uuele reale, alustan uue lõigu enteriga ja nüüd soovin näiteks kirjutada kellegi teise nime täpselt samasse kohta, et ta oleks minu nimega kohakuti, siis piisab tabulaatori vajutusest ja näete, ma saan ilusti kirjutada täpselt sama loogika järgi. Tabelduskohtade eemaldamise jaoks on kõige parem võimalus joonlaua pealt need nurgikud või vastavad siis märk maha sikutada. Ja seejärel on nad läinud, aga arvestada tuleb siin sellega, et see on jällegi lõigupõhine. Näete, ma lohistasin küll maha, aga Jaan vaabel ja õigesse kohta. Põhjus on selles, et kuna ma kogu lõiku välja või mitut lõiku ei aktiveerinud, siis mõjust ainult aktiivsele lõigule. Ja kui ma nüüd sooviksin need ka oma nimelt maha võtta, siis ma lähen siis oma nime nii-öelda lõiku ja nüüd sikutan need maha, need märgid ja ongi need lõigud eemaldatud või need tabelduskohad.